Elus on ikka nii, et meie teeme plaane ja siis see vanake seal kuskil üleval lihtsalt naerab ja tõstab laual kõik nupud ümber. Teistpidi, nii nagu meie ei oska arvata. Ma olin olnud 4 päeva Tarifal, käinud seejuures ära ka Gibraltaril ja siis mul oli edasi plaan sõita Sevillasse ja siis sealt edasi minna linna, kus autosid ei ole, liigutakse hobustega ja siis mul oli plaanis veel Smurfi linn, see, mis on üleni sinine, mul praegu nimi ei tule meelde. Ja siis mul oli plaanis veel see kuulus niinimetatud kõige hirmsam matkarada, aga kõik läks hoopis teistmoodi. Olin juba mõnda aega sõitnud, kui auto läks katki. Esialgu ma arvasin, et midagi on kuskil ratastega, aga ei olnud. Siis ma mõtlesin, et on kuskil esisilla ja ma ei tea, roolilati vahel, sellepärast et auto kiskus vasakule, kui rool oli otse. Aga ka see ei olnud. Ja niiviisi ma Sevillasse ei läinudki, vaid läksin hoopiski esimesse linna, kus hakkasin autoparandust otsima, et mulle juhatati kätte, kus see asub, aga kahjuks oli nädalavahetus ja niiviisi ma siis 2 päeva, laupäev ja pühapäev, siin ongi parasjagu laupäev ja pühapäev, siis seal lihtsalt vegeteerisin. Ilm oli hästi ilus, nii et kannatas isegi rannas olla, ühel päeval oli 18 kraadi lausa. Ja esmaspäeval läksin siis mehaanikut otsima ja käisin kokku 5 mehaaniku juures, olin teel 6. juurde, kui tuli teise mehaaniku juurest, keda ma teisena külastasin, teada, et nad on leidnud mulle Madridist varuosa ja et võtavad auto parandusse. Selgus, et autol oli tagumise ratta juurest, ma ei tea, tagumine sild siis, et seal olid mingid asjad täielikult läbi roostetanud ja ratas juba nagu, või rehv siis nagu juba liikus all, kui talle vastu minna. Niiviisi pendeldas. Seda oli ka sõites tunda. Aga mina kuidagi sõites ei tajunud ära, et see jama tuleb mul tagantpoolt. Ma nagu tundsin, et see tuleb just ka auto esimesest osast. Ja mis siis muud, kui jätsin auto remonti ja panin endale kirja Airbnb's ühe korteri siinsamas Conillis. Ja nüüd ma olen siin olnud siis 1 nädal ja 2 päeva ja täna on teisipäev, sõbrapäev, 14. veebruar ja täna ma lahkun siit, kell saab kohe varsti 12, et enne 12 ma pean siit läinud olema, aga iseenesest kui ma natuke kauem oleme, ei juhtu ka mitte midagi, kuna siin just ei ole järjekorda ukse taga, sest ei ole turismi kõrghooaeg, et siseturism siin natukene liigutab ennast, aga sükest välisturisti siin eriti ei ole. Et vanliferite hulgas on, kes on tulnud siia surfama või siis vanemad inimesed, kes lihtsalt on külma eest pakku tulnud oma autoelamutega. Nii et see nädal ja peale elamist siin korteris on tegelikult olnud väga mõnus, ma olen hästi palju jalutanud. Et linnas on väga palju tänavaid läbi jalutatud, sest koer vajas 2 korda päevas jalutamist ja siis ma ikka üritasin võtta erinevad rajad. Ja rannas on ka omajagu käidud, aga sellel korteri nädalal tegelikult ilm enam nii ilus ei olnud, et kohati oli isegi mingisugune 13 kraadi, hästi tugev tuul, 18-19 meetrit sekundis ja külm tuul, niiviisi, et õues kohati väga ei tahtnud olla. Aga oli ka ilusaid päevasid, kus sai teha mõnusalt pikkasid jalutuskäikusid. Ja siin nüüd siis näebki selles videos seda Conilli, näeb natukene linna, näeb natukene rohkem võib-olla randa ja seda, kuidas see rannariba on ja mis seal on, näeb natuke ka vanlifereid. Ja mina praegu seda video siin kokku kirjutades ikka jätkuvalt ei tea, kas mu auto on korras või mis toimub, sest ma eile kirjutasin Messengeris autoparandusele ja sealt ei ole mingit vastust tulnud, tegin seda ka täna. Helistada ei ole mul mõtet, kuna mina ei räägi hispaania keelt ja nemad ei räägi inglise keelt, et selles mõttes on see kirjutamise ja tõlkimise variant nagu mõlemale osapoolele parem, aga neid teateid ei ole läbi loetud. Nii et nüüd ma olen siin juba enamus asju kokku pakkinud ja varsti hakkabki minu teekond siis autoparanduse poole ja eks siis selgub, mis edasi saab, et kas ma pean mõnda aega nüüd autos ööbima seal töökoja ees või õnnestub täna siiski edasi sõita. See oleks nagu suurim sõbrapäeva kingitus, kui õnnestuks täna kuidagi. Olen sellel reisil olnud suhtkond kärsitu ja tahtnud näha nagu hästi palju ja maksimaalselt ja tegelikult on
just reisi esimeses osas, esimesed paar nädalat oli tegelikult suht koht intensiivne tempo peal, et ikka päev ja linn või 2 linna või et sihuke hästi intensiivne liikumine, et tegelikult kui ma jõudsin nagu Tarifale, et siis ma kohe tundsin, et mul on vaja puhkust, aga seal ma puhkasin ennast täiesti ära, et seda Conilli puhkust veel nagu 8 päeva otsa või 9 päeva ei olnud nagu üldse tegelikult või oota, tegelikult ei ole 9. Ei, ikka on jah 7 ja 2 jah, ikka on 9. Ei olnud nagu üldse enam vaja, et nüüd ma tahaks juba edasi liikuda ja tegelikult nüüd, kui auto kätte saab, siis hakkab juba kodutee. Nii mõndagi jäi nägemata, aga mul on plaan kindlasti tulla tagasi. Et selles suhtes ei ole nagu midagi katki, et ma annan endast parima, et ka järgmisel talvel 1-2 niiviisi reisida ja ära olla, sest see lihtsalt on nii mõnus. Ja sihuke madalhooajal reisimine mulle nagu sobib, kuna ma nagunii eriti palju väljas söömas ei käi ja osteldama ka väga ei taha, et siis ei ole nagu üldse minu jaoks mingisugune teema, et kohvikud on kinni või väga paljud söögikohad on kinni või väga paljud ka poed on kinni, just siuksed turistile mõeldud poed, kus on igasugu ninni-nänni. Et minu meelest ei ole selles absoluutselt mitte midagi hullu, aga samas ringi liikudes on nagu palju rohkem kuidagi õhku ja ruumi ja näeb kõike kuidagi paremini, et ei pea mitte kusagil trügima. Sellel reisil on tegelikult ikka väga palju nähtud nii loodust, kohtutud toredate inimestega ja käidud läbi enam kui 10 linna, mis on tegelikult päris palju, arvestades seda, et reisist 3 päeva, ütleme siis nii, et Gibraltarit ei arvesta, 3 päeva ma vegeteerisin Tarifal ja puhkasin ja nüüd 9 päeva veel otsa, ehk siis peaaegu 2 nädalat on olnud siukest väga mitte midagi tegemist või mitte midagi väga avastamist, ütleme siis nii, et selles suhtes on, et ma ei kahetse absoluutselt mitte midagi, ma olen seda reisi täiega nautinud, ja see, et auto katki läks, asju juhtub ja võib juhtuda ka täiesti uue ja korras autoga, et võib tulla mingi teistmoodi ikaldus. Et mul on hea meel, et minu endaga on kõik hästi ja et minu koer on ka ilusasti selle reisi vastu pidanud, et ma arvan, et see on kõige tähtsam ja endal on ka sees sihuke tunne, et ma olen saanud tegelikult sellel puhkusel ka puhata ja näinud on nii palju ja kohanud on nii mõnusaid inimesi, et ja selles igasuguses suhtlemises ma peaks jälle ütlema aitäh koerale, sest ma arvan, et omapäi vaevalt ma nii palju suhelnud oleks, et oleks lihtsalt kõndinud, aga koer paneb suhtlema, kuna inimesed tulevad ligi, nii need, kellel on koer, nii need, kellel ei ole koer, et see londrus ikka tõmbab tähelepanu. Väga palju arvatakse, et ta on kutsikas, kuna tal on siuksed, ma ei tea, kas siis lontis kõrvad või see näoilme tundub nagu kutsikal, aga siis kui inimestele ütled, et koer on juba päris vana ja siis nad nagu vaatavad terasemalt näkku ja näevad, et jah, et pool nägu on juba suht koht hall, siis nad jaa, there is a grey et siis nad nagu saavad aru. Ka kokkuvõttev postitus, et palju sai sõidetud, palju kõik maksma läks, kus siis käidi ja võib-olla mingisugused ka tähelepanekud, et mida võib-olla teeks teisiti, mida teeks samamoodi, kuna minna, et see postitus tuleb ka kindlasti ja kui ma oma auto ühel hetkel kätte saan, siis ma arvan, et eks ma teen tagasiteel ka peatusi, sest siit Conillist ma vaatasin, et kuna ma tahaks tagasi minna niiviisi, et ma ei peatu nendel tolliteedel, et lähen sama teed pidi tagasi, siis ma tegelikult lähen ka läbi selle Seville ja veel mõndade linnade, et ma arvan, siuksed toredad sisemaad tuleb ka veel omajagu, mida saab siis näha. Et iseenesest mul ei ole mitte kuhugile kiire ja ma võiks nagu Hispaanias vabalt veel päris mitu nädalat olla, aga see, et auto läks katki, see nagu võttis seda tuhinat maha, et ma ei tea, mis seal veel võib katki minna, on ju. Et ma nagu ei tahaks väga riskida, sest koju on siit ikkagi omajagu veel minna, üle 4000 kilomeetri. Et tahaks ühes tükis nagu kohale jõuda.
ja vahest siis järgmine kord, kui ma midagi niisugust suurt ette võtan, et siis käia eelnevalt auto põhjalikult üle, isegi siis, kui nii-öelda tundub, et kõik tegelikult on ju korras. Et ikkagi täiendavalt vaadata üle, sest see, kui teekond on mingisugune kokku, ma arvan, et siin kokku tuleb ikkagi kuskile 10 000 kilomeetri kanti või noh, mingi 9 tuleb raudselt ära. Et see on ikka päris palju sõitmist. Et jälle üks õppetund, et õppige siis teie minu vigadest, mitte ärge tehke samasid vigasid, mis mina tegin. Ma olen hästi rõõmus ja tänulik kõigile, kes on tulnud siia kanalile neid videosid vaatama, kes on mulle personaalselt ka kirjutanud, kes on mulle abi pakkunud, kes on tundnud huvi, et kuidas läheb, kes on jaganud enda reisikogemusi mulle privaatselt Messengeris, et see on olnud hästi tore. Nende videode tegelikult üks mõte on see, et ise mäletada, mida ja kuidas oli, sest läbi video mäletab raudselt paremini kui see, kui mingeid märkmeid ei virtuaalseid ega kirjalikke ega mitte midagi ei tee. Ja teine on ikkagi see, et ma loodan, et võib-olla selline reisimise viis kedagi tegelikult ka innustab. Et on võimalik tulla ja on võimalik olla ja see ei pea maksma meeletult palju raha. Et kogeda ja näha ja tunda sellest kõigest rõõmu. Muidugi seda tüüpi reisimine eeldab, et käes on rohkem aega. Et ajalimiit on nagu suht koht vaba. Aga mis hakkab edasi juhtuma? Juba palju aastaid käin ma Taanis tööl, et kui te vaatate, siin kanalil on videode grupid või jaotused ja siis seal on Viking Life ja ma soovitan sinna alla ka vaadata, et seal on näha siis, milles minu osaline töötamine seisneb. Et ma käin Skandinaavias ja teen ajaloolist taaskehastamist, ehk siis elan niisugust viikingelu ja müün oma käsitööd. Ja see aasta on plaanis minna 2 korda Taani, et on plaanis olla aprilli teisest poolest kuni mingisugune juuni alguse või keskpaigani ja siis uuesti kuskilt augusti lõpust kuni oktoobri keskpaigani, et 2 niisugust trippi on plaanis. Ja siis ma elan samamoodi sõidukis, siis ma elan teises sõidukis, kuna mul on kodus tegelikult üks sõiduk veel, aga see vajab remonti ja see vajab ehitust ja see saab olema ka kindlasti hästi põnev projekt ja sellest kuuleb siis, kui ma olen ühes tükis ja õnnelikult koju jõudnud. Et siis on sellest aeg rääkida, aga seal on ka hästi palju tegelikult teha. Ja nagu enne kõik on seal mehaanikul hästi palju teha, nii et mingis mõttes ma nagu pean koju minema, et asuda usinalt tööle ja teenida raha, mida nagu mehaanikule suruda, kes mu teise sõiduki niiviisi korda teeb, et saaks seal sees rahuliku südamega elada ja vajalikud kilomeetrid maha sõita. Sel reisil nägin ma hästi palju tegelikult lisaks surfaritele ka vanemaid inimesi ja peresid koos lastega niiviisi kaubikute või mingite sõidukitega reisimas ja seal elamas ja saamas aru, et see on nagu niisugune pikemaaegsem projekt, et kes siis on tulnud talveks külma eest ära, kes võib-olla teebki mingisugust road trippi, on ju. Et see on ka jälle nagu mõte paljudele, et ma kujutan ette, et miks mitte olla lastega kusagil rannas, kus seltskond on rahvusvaheline, kus laps ka on looduses ja õpib ka keeli, on ju, sest lapsed korjavad ju kõik hästi ruttu üles, et ma ise, kuna minu esivanem on kokk ja siis, kuna ma olen sündinud 82, siis 80ndatel ja ka 90ndate alguses oli palju laagreid, kus mu ema käis kokaks. Ja sageli need olid mingid spordilaagrid, kus enamik lapsi olid venelased või venekeelsed, ütleme siis nii. Ja mina õppisin tänu sellele väiksest peast juba vene keele selgeks, ja sellest on mulle mu elus väga palju tolku olnud. Et see siuke laste keelekümblus on ka kindlasti hästi vahva. Tegelikult tasapisi see siuke talveks ära minemine aina enam võtab hoogu ka Eestis, et kellel vähegi perekonnaseis ja eluolu ja töökoht seda võimaldab,
siis aina enam seda tegelikult tehakse, et inimesed, kes teevad tööd läbi arvuti, neil suures osas ei ole väga sageli ju vahet, millises maailma otsas nad teevad, peaasi, et on hea elektriühendus ja internetiühendus ja siis ongi nagu korras, on ju, et võidki ju palmi all oma läpakaga omale palga sisse tuua ja tegelikult võib see eluolu kusagil mujal olla tegelikult soodsam kui Eestis, et transport, söök ja isegi üür võib olla täiesti mõistliku hinnaga, kui nagu ringi vaadata ja mitte oma nõudmisi väga kõrgele seada. Teine variant on see, et kodu võib ju selleks saaks välja üürida. Et võimalusi on nagu nii palju, aga ise ma tunnen, et selline soe koht mõjub vaimule hästi.